aga minu jaoks oli see tõesti üllatus, et see oli meie 2 väikese kuradi Maaroti nagu unistus, et mille sa nagu minu pähe ka istutusid, eks ju, teeme ära. Aga kui palju see nagu haakis ja nakkas, eks ju, ja kokkuvõttes ma tõesti ütlen ausalt, mina ei ole sotsiaalmeedia inimene, eks ju, ma mõtlesin, et paneme lihtsalt oma perekondade jaoks koordinaadid üles, et nad näevad seda, kuidas me liigume, eks ju. Aga kuidas see nagu elama hakkas ja kui palju see nagu tagasiside ja tegelikult ka istudes seda Eesti lippu ja õllitades seal öösel, eks ju, see oli ju täpselt 3 tundi, midagi muud teha ei saa, ainult vaatad seda, eks ju. Ja kurat, mul oli nii suur tunne seda nagu, et see oli kogu see väsimusele vaatamata, et sa oled kodus, eks ju, sa tead, et sa oled samal ajal, eks ju, on, ma ei tea, 100 000 inimesed sinuga kaasas. Et nagu võiks nagu öelda neile ka aitäh selle eest, et nad ikkagi tulid meiega ja need head soovid, mis kuidagi, ma ei tea, elektrooniliselt meieni jõudsid, et see lugu, mida me saime teiega jagada ja et see läks nii nagu viraalseks ja see oli nii palju inimesi ja nii palju heasoovlikkust, siis see väga liigutab mind inimese, mehe, isa, elukaaslase eestlasena. Ja kui ma tõesti, kui on mingisugune maagia, et oma soovidega muuta maailma, siis on ainult üks asi, mida ma soovin teile. On see, et kuhu iganes te teel olete, et te jõuaksite kohale, et teil oleks pärituult, vaatama kogu selle sitale, mis teile nagu elu ja ookean või mis iganes nagu näkku viskab, eks ju. Aga see mäng väärib küünlaid ja olge te 1000 tänatud, et te olite meiega koos. Ookeanil on kohati väga üksik olla, aga see teadmine, et te olite ka, eks ju, teeb selle asja nagu ägedamaks ja selle tõttu on see ühislugu. Te olite paadis. Aitäh teile. No mina saan öelda, et vastupidiselt Mardile, mul on nagu kogu aeg olnud just korda läinud nagu mingi avalikkusega suhtlemine ja see meeldib mulle, istub mulle. Ja tõesti, meil ei olnud lihtne saavutada isegi konsensust küsimuses, et kas võtta kaasa see teine satelliittelefon, millega me saime suhelda rahvaga, isegi fotosid saata ja no olgem ausad, Mart ei tahtnud seda teha. Ei tahtnud. Mina jällegi väga tahtsin. Ausalt oli see, mida ma väga tahtsin. No õnneks nii läks. Olgu, ta andis otsad lõpuks ka, et me nagu pidime tagasi minema selle lihtsama suhtlusvormi juurde. Aga see, milline rahva või avalikkuse või siis nagu toetajate hulk meie taha tekkis, kes kirjutasid, kommenteerisid, lugesid ja vahepeal, kui Daniil ütles, et kutid, nagu Talisker Race on ja see on see võistlus, et meil on nagu peaaegu sama palju neid klikke ja lugejaid kui seal, eks. No joh, ei tii. Sa saad aru nagu järsku, et see, mida sa sellest täielikus isolatsioonis üksilduses keset massiivset merd, kuud ja päikest ja laineid ja tuult, mida sa teed, et järsku nagu sa kuidagi suhtled inimestega. 150 000 inimest vist klikkisid mingitel aegadel meie asjade peale. Meil on 1,3 miljonit inimest. Osad on lapsed ja osad ei kasuta Facebooki, eks. Et see oli nagu nii võimas tunne. Ja nagu minu jaoks isiklikult just see korda nagu kohutavalt läks. See nagu ausalt isegi raske on ennast motiveerida selle mõttega. Täpselt seda Eesti lippu või neid lindikesi siin jõlitades, aga nagu ma üritasin seda vahel teha. Järsku ma sain aru, et me ei tee nagu kahekesi midagi suurt, aga me teeme nagu ka inimeste ja riigi jaoks nagu midagi suuremat, kui me sel hetkel nagu aimame. Et see, aitäh. Saan hakkama. Episoodi lõpp. Ja ta on täiesti välja kannatamatu, muidugi tõesti, ainult mina sain sellega hakkama. Mitte, et mul oleks kuhugi minna olnud. Siia tuleb personaalne orden, Mardi orden, eriorden. Mul on elukaaslane ka muideks. Ta ei pea nii intensiivselt suga ruumi jagama võib-olla. No jah.